Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 juuli. Ma olen teile siia valmis võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on väga vastuolulised kaardid, armsad hamburid. Teil on väga vastuolulised kaardid. Kui esimene kaart on teil siin müntide 10, mis räägib stabiilsest pikaajalisest sissetulekust. Siis järgmine kaart on teil siin karikate 4. Ja ma mõistan teid täielikult, see karikate 4 on ootamise kaart, aga see on tüdimus. See on niuke tüdimus, no kaua ma ootan, ma ei jaksa enam. Loomulikult ei jaksa te oodata, sest 4. nädalat järjest räägivad kaardid seda, et uus algus tuleb. Noh, ma saan täitsa aru, et no kus ta siis on? Mis see on? Miks ta nagu ei tule juba 4. nädalat järjest muudkui räägitakse ja räägitakse, tuleb uus algus, kus on? Mis see on? Muidugi te lähete juba täiesti endast välja ja mõtlete, et no mis jama see siuke on. Istute seal kusagil pea norus ja mõtlete, et ma ei jaksa enam oodata. Vaat selline kaart on see karikate 4, ta on tüdimuse kaart, ootate ja ootate ja ei paista kusagilt. Edasi tuleb teil kannatlikkuse kaart. Jah, peategi kannatlikult ootama. Mina ei tea, kui kaua tuleb veel oodata, aga see on 4. nädal praegu. Seda ma tean kindlalt, ma ise ka imestan, kui sellel hamburi tähemärgil tuleb 4. nädalat järjest välja see, et tuleks nagu uus algus kuskilt ja julgus kokku võtta. Kannatlikkuse kaart räägib seda, et võtke asja rahulikult, oodake kannatlikult, tegelege millegi muuga selle ootamise ajal, et mõtteid mujale saada. Aga teil on hirm. Kui see uus algus kohe ei tule, teil on hirm, et te kaotate, ma ei tea, raha, asjad kaotate aega ja oma energiat võib-olla panete millessegi, sest et seal üleval viimane kaart on müntide 5 ja müntide 5 on minu jaoks täiesti alati vaesuse kaart. Aga ta ei ole selline kaart, et nüüd ma jäängi vaeseks. No tegelikult on see, et eks oma väljaminekud nii kaua, kuni see uus ei ole alanud, võiksite siiski kontrolli alla võtta. Ärge tehke võib-olla selles nädalas emotsiooni oste. Ärge minge ostma mingeid kalleid asju, kui teil seal rahakotis võib-olla ei ole nii palju, kui te tahaksite, et seal on. Ühe nädala, kui te kannatate, nagu kui see asi kannatab, nagu et ei pea seda või ei saa, kuidas ma siis ütlen, et kui saab, siis ärge kulutage raha, tahtsin sinna jõuda, keel läheb sõlmi endalgi. Siis all on see narrikaart, ikka see uus algus, võtke julgus kokku, tehke esimene samm. No ma ei tea, ma lihtsalt ei saa aru sellest, ma ei mäleta, et ma oleksin sellist asja varem näinud, et 4 nädalat järjest peaks nagu hakkama seda uut algust ja oma sammu astuma, aga vaat ei tea veel vist kuhu poole astuda. Jah, ma saan sellest hirmust selle raha pärast või võib-olla jah, sellest ma saan täitsa aru, et kui te nagu ootate, ma ei tea, võib-olla ootate uut töökohta, võib-olla no ilmselt küll või ootate seda, et mingi projekt käivituks või ootate hoopis mingi koostööpartneri järgi või et mida te ootate, ma ei tea, aga no see peab olema kuidagi viisi ikkagi tööga või millegi sellisega nagu seotud, et mille suunas seda sammu siis astuma hakata. Et see julgus tuleb kokku võtta, hakata sealt mäe pealt alla minema, et kuristikku astuda, noh. Ja ka mis seal all ootab, ma ei näe siit seda. Ma näen seda, et siin on järgmised kaardid on nagu sauade kuningas ja siis on karikate kuninganna. Nad on suured, tugevad kaardid ja mõlemad on väga positiivsed. Sauade kuningas ise on väga karismaatiline mees. Ta on muidugi tark. Tema tahaks hakata ka tegelikult tegelema juba sellega, selle uue algusega. Kõik need sauade kaardid on suhteliselt kärsitud. Jah, nad on säravad, teevad oma tööd hästi, mõlemad nii see sauade kuninganna kui ka sauade kuningas tegelikult ongi sellised säravad isiksused, enesekindlad. Nagu, aga kui nad ei tea, kuhu poole minna, sest tegelikult ei taha need sauade kaardid ka mingeid lepinguid niimoodi ära oodata. Et nüüd ootame selle ära, siis hakkame tegutsema. Sauade kuningas ei taha oodata, noh niiviisi, et ma ei tea, ootame siin 1 või 2 ja siis alles alustame. Ta läheb ikka täiesti endast välja, kui ta peab nii kaua ootama. Õnneks on ta piisavalt tark ja tasakaalus iseendaga, et ta ei hakka tegema selliseid otsuseid üle jala, et nüüd teeme ära ja kõik mind ei huvita, mis edasi saab.
No ja samas on siin see teine kaart ehk siis karikate kuninganna, vaat tema jälle on tasakaalus iseendaga. Ta on väga-väga selline tasakaalukas, mõõdukas. Aga tema on väga-väga rahulik, ta jääb igas olukorras rahulikuks. Tema juurde saab minna oma mured kurtma. Tema kuulab ära ja annab rahulikult nõu, kui ta ise oskab anda, siis annab ise nõu. Kui ta ei oska seda, ei tunne ennast võib-olla kindlalt selles teemas, millega te tema poole pöördusite, siis ta kindlasti annab seda nõu, et kuhu nagu pöörduda, kes võiks teada, kes võiks aidata. Ta on ka väga hea õpetaja, sest tal on seda kannatlikkust mitu korda korrata. Et nii ja nii tuleb teha, vaat nii on vaja teha, kui inimene ikka aru ei saa, siis ta kordab veel. Ta võib olla väga super siis koeratreener näiteks või õpetaja, inimlaste õpetaja. Et just selle oma rahu poolest. Tarkust on tal ka kõikidel nendel suurtel kaartidel, kuningatel ja kuningannadel on oma tarkus. Et tema, ta ongi selline rahulik, ta läheb sujuvalt rahulikult, libiseb läbi elu. Oma hea ja rahuliku, ta on siuke leebe. Ta on väga hea sõbranna. Ma kujutan ette, et ta on suurepärane õpetaja, suurepärane sõbranna, kes kuulab kõik mured ära. Siis lohutab ja ütleb, et pole midagi, kõik läheb paremaks. Et ükski asi ei jää igavesti kestma. Niimoodi on selle sauade kuningannaga. Vaat ongi selline väga imelik olukord, et teil peaks nagu olema raha. Võib-olla ongi see mingisugune projekt, mis viibib praegu või töökoht, mis peaks teile sissetuleku pikaajalise stabiilse nagu tagama. Ja nüüd ei ole muud kui lihtsalt oodata, kannatlikult oodata. Muidugi tekitab see vähekene sellist pahameelt või kurbust, et kaua ma siis ootan. Võib-olla see tõesti seisab praegu kellegi taga, kes on puhkusel näiteks või hoopis haigeks jäänud. Siin igasugused viirused ka praegu liiguvad ringi. Et kusagil taga seisab see. 4. nädal tuleb välja see, et teil on vaja uut algust, esimene samm astuda. Aga kui sealt tühjus selles mõttes on, et pole teile vastatud, pole seal või olete kandideerinud näiteks ja pole saanud ei ega jaa vastust. Et vot midagi sellist praegu siin toimub, siis on ju täiesti selge, et teil on hirm selle ees, et kui näiteks üks töö lõpeb ja või pole üldse näiteks olete töötu ja teil on nii suur nagu tahtmine tööle minna. Ja kui siis ikka ei ole seda, ei paista seda kusagilt, et sealt saaks alatagi midagi, et siis on lõpuks ka tulemusena raha või palka saada. Et siis muidugi, aga olge siis kannatlik, armsad hamburid, olge kannatlikud. Kui universum on öelnud, et see uus tuleb, siis ta tuleb. Mina ei tea millal, sest universumil on mingi oma aeg. Ta ei ela meie ajas. Universumi aeg ja meie aeg on erinevad. Universumil on lõputu aeg. Meie võib-olla ootame siin, ma ei tea, 10 aastat. Aga nemad elavad võib-olla seal, ma ei tea, kes seal elavad, inglid kindlasti elavad kuskil. Nemad võib-olla, see nende jaoks on võib-olla hetk, päev, mitte rohkem. Ei tea. Ei ole kunagi seal käinud ja ei oska mitte midagi öelda. Elan ise samamoodi nädalast nädalasse. Ja ka mina panen ju enda tähtkujule kaarte ja mõtlen, et mis toob mulle nädal. Väga põnev on. Aga mitte alati ei ole need kaardid need, mida ma oleksin oodanud või soovinud oma nädalasse. Aga teile soovin kannatlikku meelt. Seda tõesti, sest väga pikk on 4. nädal juba jookseb ja uut ei paista kusagilt. Aga küll ta tuleb varsti. Nii et olge kannatlik, armsad hamburid, olge lihtsalt kannatlikud. Selline tuli see nädal teile. Kui teile mu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.